Esimesel pilgul võtab jällegi nagu olukord sõnatuks. Haridusministeeriumi keelepoliitika osakonna juhataja Andero Adamson vastas Muinsuskaitse Seltsi ettepanekule tähistada Tartu rahu riikliku tähtpäevana järgmiselt, tsiteerin. Tartu rahu on otseselt seotud Eesti võiduga vabadussõjas ning selle tõlgendamine võib mõnele osale elanikkonnast mõjuda keeruliselt ja kui rõhuasetus asetub üksnes vastasseisule. Just seetõttu on oluline, et selle tähtpäeva sisu ja tähendus oleksid lahti seletatud tasakaalukalt, ajalooliselt täpselt ja kõiki ühiskonnagruppe kaasavalt. Vaat sellise vastuse saatis ta Muinsuskaitse Seltsile otse teile alluvast ministeeriumist, et meil ei ole ju Putini propagandat vaja, kui kuskilt piiri tagant, kui enda ministeeriumi ametnik häbeneb Tartu rahu, vabandab vabadussõja võidu eest, mõtleb välja, kuidas Putini-meelsete jaoks välja vabandada, et meil ikkagi oli vabadussõja võit. Minu meelest olukord on nii halb, et selliste teadmiste või arusaamadega ametnikud esiteks tohiks üldse sattuda ministeeriumisse, sest nad ei kvalifitseeru lihtsalt.